Lahendan selles videos ära metallide keemiliste omaduste juures need võrrandid, kus on vaja siis määrata oksüdeerija ja redutseerija ja kirjutada need elektronide üleminekuvõrrandid. Siis ma võtan siit näiteks esimese praegu. Baarium pluss I2, üsna aktiivne metall pluss mittemetall. Reaktsioon toimub. Kõigepealt kirjutan need kaks elementi üksteise kõrvale. I peale läheb -1, baariumi peale +2. Need saab vaadata sealt lahustuvustabelist järgi. Kaare sisse tuleb 2, indeksid 1 ja 2. Tasakaalustada ei ole vaja, reaktsioon on juba tasakaalus. Alguses on baariumi ja joodi mõlema oksudatsiooniaste 0, sest siis nad ei ole mitte ühtegi elektroni liitnud ega loovutanud. Kirjutan elektronide üleminekuvõrrandid siia ülespoole. Baariumi oksudatsiooniaste on alguses 0, pärast on tal 2+. Nüüd hakkan mõtlema, mida ta peab elektroniga tegema, et tema oksudatsiooniaste muutuks 0-st +2. Ta peab 2 elektroniga midagi tegema ja elektronid on miinusmärgiga, järelikult ta peab neid loovutama. Miinus ja miinus annavad siia kokku plussi. Tema oksudatsiooniaste suureneb ja järelikult on tegemist redutseerijaga. Selle pealt lihtsalt pähe õppima näiteks, et kui oksudatsiooniaste suureneb, siis ta on redutseerija või et kui toimub elektronide loovutamine, siis on tegemist redutseerijaga. Ja siis vaatame, mis joodiga juhtub. I on alguses oksudatsiooniastmega 0, pärast on ta -1. Aga kuna jood on 2-aatomiline molekul, siis siia paneme selle 2 ja ma pean seda ka korrutama 2 läbi, et oleks tasakaalus. Et oksudatsiooniaste muutuks 0-st -1, peab ta võtma elektrone juurde. Ja kui muidu ta võtaks 1 elektroni juurde, aga siin, kuna neid on 2-aatomiline molekul, siin tähendab, siin on 2 aatomit, ehk siis peab olema siin 2 elektroni. Siis see käis baariumi kohta, joodi oksudatsiooniaste väheneb ja järelikult on oksüdeerija. Et kui metall loovutab elektrone, siis järelikult mitte metall peab need juurde võtma. Kui üks on redutseerija, siis teine peabki olema oksüdeerija. Ja võtame siis siit näiteks selle raud pluss kloor. Ferrum pluss kloor 2. Alguses on nende oksudatsiooniastmed mõlemal 0. Kontrollin üle, kas ma teile selle ütlesin eelmine kord, et missugune ühend siis tekib, kui raud reageerib üsna tugeva oksüdeerijaga. Selle võiksid jätta meelde, et kui raud reageerib, ma ei leia seda paberit praegu üles, kus me kirjutasime, aga ma loodan, et ma ütlesin teile, et kui raud reageerib üsna tugeva oksüdeerijaga, näiteks klooriga, siis moodustub rauast ferrum 3+ ühend. Ja kui ta näiteks reageeriks väävliga, siis tekiks ferrum 2+ ühend. Kirjutame jälle F ja kloori kõrvuti ära. Kloori peal on -1, raua peal siis +3. Kaare sisse tuleb 3, indeksid 1 ja 3. Tasakaalustamiseks panen siia 2, siia 3 ja raua ette 2. Nüüd vaatan, kuidas nende oksudatsiooniastmed muutuvad. Ferrum algul 0, pärast 3+. Raua aatom peab siis 3 elektroniga midagi tegema ja selleks, et siia tuleks plussmärk, on siia panema miinus ja miinus annavad kokku plussi. Oksudatsiooniaste suureneb, järelikult on redutseerija.
ja siis on meil siin kloor algul 0-ga, pärast -1-ga. ja neid on meil siin, paneme siis nii, et korrutan praegu 2-ga läbi, kuna siin on indeks 2. ja tema peab võtma elektrone juurde, et siia tuleks see miinusmärk. aga nüüd, kuna indeks on 2, siis siin ei ole mitte 1 elektron, vaid 2 elektroni. Oksüdatsiooniaste väheneb, järelikult on oksüdeerija. ja kui nüüd päris korrektne tahta olla, siis tuleks siia panna ette 2, siia ette ka 2, siis siia tuleks hoopis 6, kloor 2 ette 3, siia ette tuleks siis 6, kuna siin on 6 sellist iooni. ja siia tuleks siis ka 6. et peaks olema võrdne, et kui raud annab 6 elektroni ära, siis kloor võtab 6 elektroni juurde. loodan, et sellest väiksest videost on sulle natuke abi.